Võib-olla kõige üllatavam küsimus, millega avalikel koosolekutel olen mina pidanud kokku puutuma, on see, kui on küsitud, kas te olete Jumal. No, mõnikord tekib siuke kiuslik soov. Peame sageli vastama, et miks me just neid töid teeme. Miks just seal, miks just nüüd? Ja kas see kõik on pelgalt tühipaljas euroraha põletamine? Ja loomulikult see viimane küsimus, mis on kõige tähtsam, kes meist selle raha ikkagi oma tasku paneb? Globaalsel tasandil tundub asi selge. Teaduse sõnum on arusaadav kõigile. Keskkonnaprobleemid on tuumasõja kõrval teine eksistentsiaalne oht inimkonnale. Käesolev aastakümme on isegi ÜRO poolt kuulutatud ökosüsteemide taastamise 10. Euroopa Liidu tasandil on ka pilt üpris selge ja suund võetud ökosüsteemide tervendamisele. Sealt edasi on aga veel terve rida otsuseid, mis tuleb langetada jumalate poolt enne, kui töö jõuab üldse meie RMK inimeste lauale ja saame arutama hakata konkreetse kraavi sulgemist või paisu lammutamist Lõhejõel, kus seda teha, millal seda teha, kuidas seda teha. Ja kesksel kohal siin on loomulikult Kliimaministeerium ja Keskkonnaamet. Kuidas Eestis strateegiliselt kavandatakse kaitsealade kvaliteedi parandamist järgmistel aastatel, seda hakkamegi nüüd kohe kuulama. Siit ta tuleb. Hüüdkem koos rõõmsalt, sajeerum, sest kohale on tulnud Kliimaministeerium. Daamid ja härrad, palun lavale härra Mart Kiis, Kliimaministeeriumi looduskaitsestrateegia valdkonna juht ja Eesti taastamiskava eestvedaja. Palun, Mart, lava on sinu. Ja, suur tänu. Mikker töötab, suurepärane. Tere minu poolt ka, aitäh Kaupo selle suurepärase sissejuhatuse eest. Siin on täna hommikul juba kõlanud palju mõtteid küsimusi, mis meidki ka täna igapäevaselt taastamisteemadel saadavad. Ja nagu Kaupo siis viitas, mina Kliimaministeeriumis käesoleva aasta algusest vean eest strateegia valdkonda ja muu hulgas siis ka looduse taastamise strateegilist planeerimist ja tänase ettekande eesmärk siis võib-olla ongi ka mõneti raamistada seda konverentsi, anda teile mõtteainet järgmisteks päevadeks ja kutsuda üles siis ka koos lahendusi leidma. Ja kui me siia tulekut siis ka arutasime, et mida täna eelkõige puudutada, siis mulle vihjeti, et too see ametniku vaade, aga proovi põnevalt, et ma siis proovin selles osas endast täna parim anda. Ja minu ettekande ülesehitus suures pildis vaatame korra peale, kus me oleme täna nii-öelda poliitiliste suundumustega, millised on eesmärgid, mille me oleme täna endale tegelikult juba seadnud, kus me nende eesmärkide täitmise vaatest asume, vaatame veidi valdkondade kaupa sinna sisse, räägin väljakutsetest ja võimalustest, mis looduse taastamise siis kavandamist ja planeerimist puudutavad ja siis veidi ka järgmistest sammudest, mis meid ees on ootamas ja võib-olla sissejuhatuse poole pealt veel hea oli ka tegelikult avaettekandes Mikk Marrani poolt kuulda neid tõstatatud küsimusi, millest ma täna ka mitut nii-öelda puudutan ja siin edasi nendel teemadel siis saame ka ühiselt mõelda. Aga enne, kui lähen nii-öelda päris sisu juurde, alustame puhtalt lehelt. Meid on siin väga palju looduse taastamise valdkonna inimesi koos. Palun teid kõigilt võtta hetk, kui te mõtlete looduse taastamise peale, mõtlete oma igapäeva töö peale, siis mõelge korra, mis võiks olla nii-öelda looduse taastamise selline pikk visioon Eestis. Mis on selle meie nii-öelda töö pikaajaline eesmärk, kuhu me tahaksime pikas perspektiivis jõuda. Korra teile sekundi mõtlemiseks, saate oma peas esimesed mõtted, mis pähe tulevad ja ma pakun siia ka ühe enda poolt sellise pika visiooni välja, mis tegelikult on ka nii-öelda poliitilisel tasandil saanud tänaseks päevaks kokkuleppeks, aga see pikk vaade võiks siis olla see, et tagame elurikaste vastupanuvõimeliste ökosüsteemide pikaajalise püsiva taastumise.
ja nii-öelda toome looduse oma ellu tagasi, hoiame seda, mis meil täna on ja aitame seal kaasa, kus on vaja. Ja siia kõrvale ma tooksin võib-olla siis selle eesmärgi suunas liikumise poole pealt enda vaatest, Kliimaministeeriumi vaatest sellise olulise põhimõtte, mis võiks olla ka nii-öelda selle pika visiooni kõrval. Et kui me looduse taastamist edaspidi kavandame, loomulikult oleme seda kõike ka senisel moel püüdnud parimal viisil teha, aga nii-öelda looduse taastamine toimuks siis usaldusväärsel avatul moel ja jõuame tulemuseni pikaajalise eesmärgini siis kaasavalt ja koostööselt. Et see on selline võib-olla riigi vaatest oluline põhimõte ja sellest tulenevalt tegelikult suur rõõm, et me täna oleme siin kõik koos. Ja minnes nüüd veidi konkreetsemaks sisu juurde, siis täna ka tegelikult päris palju küsitakse meilt seda, et nagu ka Kaupo viitas, et me oleme nii-öelda saamas aina rohkem tähelepanu ja millega ma ise viimasel ajal üha rohkem kokku puutun, on see, et seatakse tegelikult kahtluse alla seda, et kus see taastamine nii-öelda välja hüppas, miks me seda teeme. Ja siin võib-olla see nii-öelda tõdemus oluline siia ette öelda on see, et tegelikult ka teie, kes te siin saalis olete taastamisega pikaajaliselt kokku puutunud. See on olnud normaalne praktika looduskaitse vallas juba pikki aastaid. Eestis me oleme seda juba kaua teinud, see on norm ja meil on tegelikult tugev alus kaitsekorralduskavade ja kõige muu näol, mis meil täna on juba koostatud. Nii et ma julgen öelda, et meil on väga hea positsioon täna tuleviku looduse taastamistegevuste kavandamisel. Ja kui siit edasi liikuda, siis võib-olla ongi järgmine nii-öelda oluline samm, mis eelmisel aastal tegelikult Euroopa Liidu tasandil siis sündis poliitiline kokkulepe looduse heaks sõlmiti siis 2050. aasta ehk siis sajandi keskpaiga, parem vist mikrit hoida lähemal, tundub. Et sõlmiti siis poliitiline kokkulepe selleks, et sajandi keskpaik, mis on siis see nii-öelda siht 2050, peavad taastamismeetmed olema ellu viidud kõikidel taastamist vaevatel ökosüsteemidel. Ja see kokkulepe vormus siis looduse taastamise määruseks ja see kokkulepe siis hõlmab kaitstavaid liike elupaiku, mereökosüsteeme, metsaökosüsteeme, agroökosüsteeme, tolmeldajaid, jõgesid, järvi ja tegelikult ka linna ökosüsteemi, nii et loodust igal pool meie ümber. Ja vaatame kõikidesse nendesse veidi lähemalt sisse, milles me oleme kokku leppinud. Ja esimene plokk siis kaitstavad liigid ja elupaigad. Nüüd me räägime siin siis loodusdirektiivi, linnudirektiivi mõttes kaitstavatest liikidest ja elupaikadest. Ja selgelt siis suund on see, et me peame tegelema nende elupaikade liikidega, kelle seisund täna ei ole hea. Ja oleme ka nii-öelda sajandi keskpaigani selle suuna paika sättinud, mis tempos me liigume samm-sammult. Aastaks 2030 30% nendest mitte heas seisus elupaigatüüpidest, 2040 60% ja nii edasi, nii et see nii-öelda tempo on sammu haaval ka paika sätitud ja liikide puhul siis oluline saavutada positiivne trend ja sajandi keskpaigaks kõikide kaitstavate liikide soodne seisund. Ja siia kõrvale on mul hea näidata, tõepoolest on öelda ahjusoojad andmed, elupaikade seisundi hinnangud, mis just eile õhtul saadeti Eestist komisjoni poole teele, ajakohastatud hinnangud siis selle kohta, kuidas meie kaitstavatel elupaikadel läheb. Siin on küll selline väga ülevaatlik tabel, aga Eestis on kaitstavaid elupaigatüüpe siis 60 kokku. Täna nendest soodsas seisus uute andmete kohaselt on ainult pooled. Ja teine pool siis on ebapiisavas või halvas seisundis, mis tähendab, et väljakutse kaitstavate elupaikade puhul on väga suur. Tumedas kirjas on mul siin välja toodud metsaelupaigad, mida on Eestis kokku 10. Nendest soodsas seisus on ainult 3. Ja kui veidi ilmestada neid eesmärke, mida ma enne kuvasin, siis mitte heas seisus metsaelupaiku on Eestis täna ligi 50 000 hektarit. Kui vaadata neid protsente, siis aastaks 2030 suurusjärk taastamist 15 000 hektarit ja nii edasi, nii et need mahud on arvestatavad. Ja kui liikuda siit nüüd siis võib-olla kaitstavate elupaikade liikide plokist välja,
Et kui me täna räägime looduse taastamisest, siis me valdavalt tegelikult mõtleme ja meie nii-öelda praktikad on valdavalt seotud kaitstavate kaitsealadega, kaitstavate elupaikade või liikidega. Aga tuleviku suunad selgelt on siis nii-öelda suundumus ka teistesse ökosüsteemidesse. Esimene nendest agroökosüsteemide plokk, kus ka selgelt nii-öelda elurikkuse seisundi parandamine on oluline. Ja siin on meil siis valida välja erinevad elurikkuse indikaatorid, rohumaa liblikad, mitmekesised maastikuelemendid, põllumajandusmaastiku linnustik, kahtlemata väga oluline. Nende näitajate puhul siis peame saavutama nii-öelda kasvusuundumuse ja võtma kasutusele meetmeid selleks, et nende elurikkuse näitajate indeksid siis kasvaksid. Ja kahtlemata põllumajandusmaastikuga oluliselt seotud ka tolmeldajad, kelle seisundi halvenemine eelkõige on esmalt vaja peatada ja seejärel siis juba aidata nii-öelda taastumisele. Ja kui korra vaadata siia sisse, kuidas meil täna läheb, vasakpoolsel joonisel on näha päevaliblikate seireandmed. Kui Euroopas tervikuna on teada, et tolmeldajatel ja päevaliblikatel seal hulgas ei lähe hästi, siis Eestis arvukuse nii-öelda kõver on võrdlemisi stabiilne. Ei ole sellist drastilist langust, aga selgelt on vaja võtta siis meetmeid, kujundada poliitikaid ümber selleks, et kasvutrend saavutada. Ja kõrval on põllumajandusmaastiku linnustik, kus on nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis näha mõõdukat langust, nii et ka selgelt siin suur väljakutse, kuidas need trendikõverad kasvama pöörata. Põllumajandusmaastiku puhul kahtlemata väga olulised seosed mulla valdkonnaga. Siin värske uudis ka eelmisest nädalast, kui võeti vastu mulla seire direktiiv, mis hakkab mulla valdkonda nii-öelda tervikuna lähiaastatel suunama, aga kahtlemata mulla teema on oluline ka looduse taastamise kavandamisel ja just põllumajandusplokis kuivendatud turvasmullad on see võib-olla suurim väljakutse ja siin ka oleme tegelikult siis eesmärgid paika sättinud. Nüüd on küsimus, kuidas me need maastikule viime. Selles on vaja kokku leppida, milliseid praktikaid rakendame. Väljakutse on suur just ka põllumeeste vaatest, et kui näiteks veerežiimi taastamist põllumajandusmaastikul teha, et mis on nende alade tulevik. On see märgalaviljelus, on see midagi muud ja need lahendused siis tuleb ühiselt leida. Ja selles plokis kahtlemata oluline ka jääksoode taastamine, mis siis ka panustab nendesse turvasmuldadega põllumajandusmaa taastamise eesmärkidesse. Kui siit liikuda edasi metsaökosüsteemide juurde, et kui enne rääkisime kaitstavatest elupaikadest, kus on siis ka metsaelupaigad, siis nüüd vaatame nii-öelda Eesti metsa tervikuna ja ka siin kahtlemata oluline, nagu ka tegelikult avakõnes kõlas, et kuidas me suudame Eesti metsade üleselt, Eesti maastiku üleselt metsa elustiku seisundit parandada ja siinkohal on siis ka meil indikaatorid teada, mille osas me tööd peame tegema. Metsalinnustiku indeks ja siis veel elurikkuse näitajaid, mille hulgast me peame valiku tegema, endale eesmärgid seadma ja välja töötame siis ka meetmed, kuidas neid eesmärke saavutama hakata. Ja korraga metsalinnustiku indeksi lihtsalt vaadata, kuidas meil täna läheb metsalinnustiku indeksi siis trendi joont on siin näha, et näeme, et pikaajalises vaates on mõõdukas langus. Viimastel aastatel küll on see nii-öelda stabiliseerunud, aga see on ka teada, et tuleb mõne üksiku liigi arvukuse kasvust ja oluliste arvukate liikide arvukus on siis tegelikult püsivas pikaajalises languses. Hästi oluline ka tegelikult vaadata tegevuste kavandamisel andmete taha. Kui võib-olla nüüd metsast ja põllult ja liikuda võib-olla inimesele lähemale, selles mõttes, et sinna, kus inimesi täna kõige rohkem elab, linnaökosüsteemid kahtlemata ka oluline, elurikkuse seisundi parandamine või nii-öelda linnade rohestamine ühest küljest inimese elukeskkonna parandamiseks, teisalt kliimamuutustega kohanemise ja muude nii-öelda oluliste elementide poolest, et siis linna ökosüsteemides hakkame tähelepanu pöörama eelkõige kahele näitajale, linna rohealad ja linnapuude võrastiku liitus. Peame tagama, et aastani 2030 need näitajad ei vähene ja sealt edasi hakkame neid kasvatama. Ja siin siis Eestit
puudutab see 20 omavalitsuses. Need on siin järgmisel graafikul ka toodud, siuke tänane seis, esialgne analüüs selle kohta, kuidas rohealade osakaal ja linnapuude võrastiku liitus nendes omavalitsustes on. Ja see on siis see nii-öelda tänane seis, mida tuleb hoida. Ja siin üleval on näha ka üleval nurgas see Pärnu linna näide, et kus me seda nii-öelda arvestame, et ikkagi seal, kus inimesed elavad, linnakeskustes, linnaklastrites, kus on eelkõige kõige rohkem elanikke, et me ei vaata näiteks Pärnu linna puhul kohaliku omavalitsuse piiri, see oleks ju väga-väga suur, vaid vaatame ikkagi neid kohti, kus inimesed peamiselt asuvad. Ja siinkohal võib-olla jällegi, kui koostöö on täna juba mitu korda kõlanud, et siis eelkõige kohalike omavalitsuste roll, nende nii-öelda sellesse teemasse sisse tõmbamine ja dialoogi pidamine KOV-idega, kuna nemad on siin see nii-öelda võtmemängija. Ja ma täna ei peatu pikemalt jõgede ökosüsteemidel ja seireteemadel, mis on kahtlemata ka selles plaanis nii-öelda olulisel kohal, vabavooluga jõgede taastamine, paisude eemaldamine, seire küsimused täna kõlasid. Kõige selle taustal on ka nii-öelda väga suur vajadus tänaseid seiremetoodikaid täiendada, hakata seirama kõike seda, kogu seda taastamist, mis me ette võtame ja nii edasi. Nii et seire küsimused on meil ka väga olulisel määral pildil. Aga see on nüüd see nii-öelda praktiline taastamise vajadus, mis meil on siin vaja lähima aasta-kahe jooksul kokku leppida, kuidas me seda kõike hakkame tegema. Aga räägin veidi ka nii-öelda väljakutsetest. Esimene teema kindlasti, mis on oluline, juba ka täna märksõnad kõlanud, rahastuse teema. Olukord on tormine, võib nii öelda. Igas mõttes tulenevalt geopoliitilisest olukorrast ja muudest teguritest selgelt me näeme, et elurikkuse taastamise vajadused kasvavad. Tuua praktiline näide siis ainuüksi kaitstavate elupaikade liikide puhul esialgsed hinnangud, et suurusjärk 20 miljonit on täna meil puudu aastaks 2030, et eesmärke saavutada ja selgelt, kui kõik ökosüsteeme vaadata, siis need vajadused on veel oluliselt suuremad. Ja hiljutine näide, praktiliselt üleöö elurikkuse valdkonnast suunati rahad ümber teistesse siis olulisematesse prioriteetidesse, nii et ja see ei pruugi olla nii-öelda viimane kord, nii et täna selgelt eelarve teema on tuline ja siin kõrval siis Euroopa Liidu arengud ka. Algamas on Euroopa Liidu järgmise pikaajalise eelarve läbirääkimised, need ettepanekud on tulnud välja ja seni on Euroopa Liidu rahastus on olnud üks oluline element, millega me oleme elurikkuse kaitset ja taastamist rahastanud ja kindlasti see vajadus selles mõttes ka Euroopa Liidu suunalt kahtlemata jääb alles ja siin ongi nüüd oluline jälgida, kuidas need eelarve läbirääkimised kujunevad. Võib-olla üks näide lihtsalt, kui seni LIFE programm on olnud väga oluline nii-öelda meede meie jaoks, oluline vahend, et elurikkuse teemasid rahastada, siis LIFE programm sellisel kujul kaob. Vahendid suunatakse ümber teistesse nii-öelda sammastesse ja sealt nii-öelda elurikkusele garanteeritud rahastust meil praeguse ettepaneku kohaselt ei ole, nii et väga oluline on nüüd siin järgmise aasta-kahe jooksul nendes läbirääkimistes panustada ja seda siis enda poolt ka teeme, et elurikkuse pool oleks tugevalt pildil. Ja ühtlasi kutsun siis kõiki ka üles seda teemat jälgima, et see on kahtlemata lähiaastatel oluline küsimus. Rahastuse teema poole pealt veel kaks sellist võib-olla märksõna, mille täna siin välja tooksin. Siis käesolevast nii-öelda eelarveperioodist LIFE programmist oleme riigi poolt ette valmistamas ühte suurt LIFE taotlust, strateegilise looduskaitseprojekti taotlust, just nimelt ka selleks, et siis looduse taastamise tegevusi rahastada, läheneda nii-öelda elupaigakomplekside ja siis maastiku sidususe kaudu. Olulisel kohal kindlasti seal projektis saab olema ka koostöö tugevdamine looduskaitses. Ja tegelikult see projekti ettevalmistus juba hoogsalt käib. Hea meel on tõdeda, et riigi poolelt ja mujaltki partnerid on pardal ja mõtlemas kaasa.
Ja siin me näeme siis võimalust kuni 30 miljonit eurot järgmiseks 10 aastaks looduse taastamise valdkonda tuua, nii et kahtlemata ka selline oluline protsess, mis rahastusvajadusi aitab katta. Ja teine kontseptsioon, mille ma siin ära markeeriks, on elurikkuse arvestusühikute või inglise keeles nature credits kontseptsioon. See on siis Euroopa Komisjoni poolt välja töötatav süsteem. Siin kõrval on võib-olla hea võrdlus, on vabatahtlik süsinikuturg, kes on kokku puutunud kliimapoliitikaga. Et siis selle põhimõte on see, et keegi teeb vabatahtlikult midagi looduse heaks. See positiivne mõju loodusele peab olema väga korralikult tõendatud, sertifitseeritud ja hiljem siis sellele tegevusele sertifikaadile peaks tekkima turg. Ja kuskil on siis keegi, kes kas ettevõtted või mõni muu osapool, kes seda ühikut ostab ja selle kaudu siis maaomanik saab selle tegevuse eest premeeritud. Ja Euroopa Komisjon siis praegu on pannud lähiaastateks plaani paika, kuidas see töö välja töötada. Muuhulgas üks pilootprojekt toimub ka Hiiumaa metsades. Ja on ka Baltikumis üks LIFE projekt ettevalmistamisel, nii et siin arengud on käimas. Selgelt see süsteem peidab endas palju riske. Elurikkuse valdkond on, kui võrrelda ka näiteks kliimapoliitikaga, et siis kasvuhoonegaasid on oluliselt lihtsamini mõõdetavad kui elurikkuse pool, nii et siin neid riske ja väljakutseid on oma jagu ja kui see süsteem luuakse, siis tuleb tagada, et ta oleks väga usaldusväärne ja ei tooks kaasa rohepesu. Nii palju võib-olla rahastuse poole pealt, võib-olla üks selline huvitav suund ka, mis otse rahastusega kokku ei puutu, aga võib-olla mõneti tulevikus siiski. Kaitsevaldkonnaga koostöö, mis on võib-olla siin ka just viimastel kuudel tugevalt esile kerkinud ja meieni jõudnud eelkõige võib-olla isegi välismeedia kaudu. Välismaal on selle vastu olnud väga suur huvi. Meie siin Eestis oleme alustanud esimesi läbirääkimisi Kaitseministeeriumiga selleks, et seda teemat kaardistada, võib-olla sünergiaid otsida. Ja samas teame, et näiteks hiljutised uudised, et Leedu on juba tegemas piirialadel konkreetseid projekte siis selleks, et piirialadel siis loodust taastada ja siis ka kaitsevalmidust suurendada, et mõte igati loogiline ja selge. Loodus, kuna ka Eestil on kaitsevägi, me kaitseme oma riiki, siis heas seidus loodus on kindlasti siin meie liitlane ja kindlasti see teema saab tulevikus rohkem tähelepanu ja väärib avastamist. Ja siin täna on juba tegelikult ka kõlanud usalduse küsimus, mis kui nüüd liikuda rahastuse ja koostöö poole pealt välja, võib-olla laiemalt ühiskonda, siis usalduse kasvatamine selle vastu, mida me teeme ja miks me teeme ja nii edasi on kahtlemata oluline. Kõigi meie roll siin on väga suur ja meie igapäevatöö tegelikult on see, mis seda usaldust võiks ju suurendada või tekitada, et viimasel ajal, eriti viimase võib-olla poole aasta jooksul me näeme, et on ühiskonnas neid osapooli, kes selle tegevuse tõsiselt kahtluse alla seavad. Võib-olla ei näe seda, et elurikkuse käekäiku oleks vaja parandada ja looduse taastamisse panustada. Nii et seda olulisem on selgitustöö ja olla selles kõiges läbipaistev. Üks mõte, mis riigi tasandil praegu selle looduse taastamise planeerimise juures on meil mõtlemiseks laual ja siinkohal ka võib-olla 2 päevaks kõigile üleskutse kaasa mõelda, kui koostada looduse taastamise hea tava, kuhu koondada kokku siis kõik planeerimise pool, kaasamise põhimõtted ja nii edasi, luua planeerimise poole pealt looduse taastamise planeerijatele ühest küljest tööriist ja anda sellega ühtlasi ka anda sellega kindlus siis ka välistele osapooltele, et riik on oma tegevuste planeerimisel kõiki olulisi etappe järginud ja teinud kõige põhjalikult, et see on selline mõte ka, mis täna on sisustamisel ja kutsun üles selle osas kaasa mõtlema. Teine pool on kindlasti strateegiline kommunikatsioon. Selline ilus märksõna ja võib-olla ühiskonnaga suhtlemine kõige laiemas mõttes. Ja selleks ka siin oma lähiaja tegevustes
oleme alustanud esialgset koostööd sotsiaalteadlastega, kellel nii-öelda tunnetus ühiskonna suhtes, teadluslik arusaam sellest, kuidas ühiskond töötab, on väga hea ja proovime neid siis ka siia nii-öelda looduse taastamise valdkonna arutelude juurde tuua, et nad aitaksid meil ka mõelda sellele, kuidas meie nii-öelda ühiskonnaga suhtleme, mis sõnumeid loome ja nii edasi. Ja üks selline huvitav mõte veel, mis meil on parasjagu kaalumisel, rahvakogu korraldamine looduse taastamise teemal, ka selleks, et siis seda teemat nii-öelda viia võib-olla ametkonnast kaugemale. Ühest küljest on siis see ka võimalus võib-olla tutvustada meie tegevusi, seda, kuhu suunas me liigume ja tuua siis ka nii-öelda ühiskonnast tagasi meile neid ootusi, mis meile võiksid siis kehtida. Et need on ka võib-olla sellised märksõnad, võtke need endaga kaasa, räägime nendest nii täna, homme kui ka tulevikus. Ja kuidas see kõik siis ühele pildile nii-öelda kokku panna? Ma mainisin oma ettekande alguses looduse taastamise määrust ja kõiki neid eesmärke, mis meil täna Eestis nii-öelda on juba kokku lepitud. Küsimus sellest, kuidas me neid saavutama hakkame, milliseid meetmeid me välja töötame, kuidas me neid rahastame, millised on nii-öelda uued koostöösuunad ja nii edasi. Selleks me siis koostame riikliku looduse taastamise kava, mis saab olema selline looduse taastamise keskne strateegiadokument ja ühest küljest on siis väljundiks seesama kava ise, aga kahtlemata meie sellele protsessile läheneme nii-öelda laiemalt. Näeme selles võimalust kogu see valdkond planeerimisest kuni kõige muuni põhjalikult läbi mõtestada, katta need lüngad, mis meil täna võib-olla siin-seal võivad esineda ja siis need ühiselt kõik välja mõelda. Ja siin me näeme siis ette ekspertarutelusid, väga laiaulatuslikku kaasamisprotsessi, mis saab alguse hoo sisse siis saan täna öelda, et novembri teises pooles tasub meie kanaleid jälgida, lööme sellele suure hoo sisse ja kahtlemata ka siis kõige selle juures ma ei ole täna puudutanud nii-öelda sotsiaalmajandusliku mõju poolt, mis kasud veel täiendavalt looduse taastamisega kaasnevad, milline on täpselt see rahastusvajadus, kui me mõtleme nendele eesmärkidele, mida ma enne kuvasin, ja nii edasi, et millised poliitikad vajavad muutmist näiteks põllumajanduse valdkonnas või mujal. Et selle me siis toome kõik siia tervikpildil kokku. Kutsun siinkohal kõiki teid üles selles protsessis aktiivselt kaasa mõtlema, oma ideid jagama ja võib-olla kui te ka näete täna veel mingid lünki, mis ei ole kõlanud või mingid teemad, mis vajaks käsitlemist, et siis oleme sellele kõigele väga avatud. Ja siinkohal ma lõpetan. Suur tänu ja koos töötamiseni. Aitäh, Mart. Ja meil on ka mitmed inimesed selle Slido kasutamise täiesti selgeks saanud ja on täitsa mitmeid küsimusi, mis ma saangi sulle siin ette lugeda. Seire jäi su ettekandes vaeslapse ossa. Et millised on riigi ideed selles valdkonnas, sest vajadus ju selgelt suureneb hüppeliselt? Ja see seire küsimus on nii-öelda horisontaalsena taustal absoluutselt igas valdkonnas. Täna me teeme, ma näitasin andmeid nii-öelda näiteks põllumajandusblokiseks, päevaliblikate seire, põllulinnu seire ja nii edasi. Üht-teist on teada, kus me täna oleme, võib-olla on vaja metoodikaid täiendada. On ka teemas, mis on täna täiesti katmata. Ja seda me tegelikult ka nüüd siin, ütleme järgmise aasta jooksul kogu selle pildi paneme kokku. Keskkonnaagentuur siin on just riikliku seire poole pealt hea partner meil seda teemat ühest küljest kaasa mõtlemas ja siis hiljem ka eest vedamas ja täiendamas. Nii et jäi täna võib-olla vaeslapse rolli, aga on samavõrra oluline kui kõik muu, mis siin täna kõlas. Nii et selles mõttes ei maksa peljata, et see kuidagi kuhugi ridade vahele kaoks ja tegelikult nagu ka alguses kõlas, siis jällegi tulen tagasi selle usalduse juurde, et neid küsimusi meile ka tuleb täna päris palju, et taastate küll, aga mis siis pärast saab
ja see on ka nii-öelda poliitilisel tasandil väga tugevalt pildil see küsimus ja kahtlemata me sellega siis ühiselt tegeleme. Ja võib-olla viimasena ma toon välja siin, et siin on päris palju teadlasi ja ilmselt siis ongi üks teadlane küsinud, et teada on, et moodustatakse ekspertgrupid, aga hetkel ei tea turbealade osas teadlased justkui mitte midagi. Et kas nendega on ühendust võetud? Kuidas neid ekspertgruppe siis moodustate? Ja väga hea juba selline protsessi põhine küsimus, tehniline olemuselt. Meil on neid kaasamisformaate erinevaid kavas. Teeme ekspertrühmad, teeme laiemaid kaasamisseminari, kuhu ka kõik huvigrupid ja kõik muud esindajad on oodatud. Ekspertrühmade aruteludes esialgu on kaasatud riigiasutuste esindajad ja ülikoolide esindajad. Nende planeerimine käib ja suhtlus ka on, saan öelda, käimas. Aitäh! Ja võib-olla ma siis küsin veel sellise küsimuse, et kuidas sina nagu näed seda Eesti tänast kogemust ja tänaseid saavutusi nagu siis Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes, et kus Eesti üldse asub täna oma nii-öelda taastamise know-how ja kogemusega suures pildis? Kui ma nüüd võtan seda nii-öelda isikliku küsimusena, et mis on nii-öelda minu tunnetus sellest, siis riigi vaatest mina julgen küll öelda, et minu usaldus RMK kui nii-öelda peamise taastaja ülikoolide ja teiste suhtes on kõrge. Me oleme nii-öelda, nagu ma mainisin, tänane positsioon on väga hea. Meil on juba märgaladest mujalt juba 10+ aastat kogemust. Tihti ka nii-öelda teistest riikidest küsitakse, et kuidas meie teeme ja siin kindlasti see kogemuste vahetus on oluline, nii et ma julgen küll öelda, et me oleme väga heas positsioonis. Ja viimane võib-olla selline ka poliitiline küsimus, et kuidas läheb looduse taastamise pika vaatega kokku 70% majandusmetsa fikseerimise plaan metsaseaduse eelnõus? Ja, ega ma eeldasin, et see küsimus mulle täna tuleb. See ei ole selles mõttes üllatav. Ja ma võib-olla sellele vastan siis praegu on see ettepanek tehtud. Seda nüüd siis poliitilisel tasandil selle ettepaneku aruteluga jätkatakse. Need eesmärgid, millest ma täna rääkisin, nendes me oleme ka kokku leppinud. Nii et see ongi võib-olla ka selle ettepaneku ja selle valdkonna planeerijatele suur väljakutse, kuidas me siis suudame tegelikult need kaks ühildada. Et selgelt avaettekandes ka kõlas metsa puhul eriti võib-olla siis ressurss on kahtlemata oluline. Kuidas me teeme seda nii, et elurikkus on ka samal ajal hoitud. Ma julgen öelda väga suur väljakutse ja nende lahenduste leidmine kindlasti ei ole lihtne, aga ma usun, et see tahtmine täna veel on olemas ja proovime need lahendused leida. Ja siin ka võib-olla ka nii-öelda RMK-le seda alguses tegelikult ka puudutati, et ka sama RMK metsaökoloogide näide ja kõik muu on ju, et ma usun, et meil on siin juba häid näiteid, millest siis õppida ja mida nii-öelda maastikule viia. Aga aitäh, Mart Kiis, Kliimaministeerium. Suured tänud, Mart.